räägime edasi erinevatest manipulatsioonivõtetest, mida siis nii-öelda tumedad tegelased ehk siis nartsissistid, sotsiopaadid, psühhopaadid osavalt kasutavad. Ehk siis, nagu eelmises videos rääkisime, süütunne, järgmine on kahtlemata kaastunde tekitamine. Kaastunde tekitamist kasutavad väga palju kahjuks naised. Ehk siis, te võite kuulda näiteks sellist juttu, et no ja, mis sul siis viga, no muidugi ja sina, kõigil ei lähe nii hästi. Või seda, et no ja, kui keegi mind aitaks. Või seda mängimist niisugust nagu kannataja rolli, ehk siis. Ja see omakorda, kui te olete nüüd empaatiavõimeline isik, vallandab teist just selle, et te tajute, mis võiks teisega toimuda ja te üritate teda aidata. Aga siin tuleb meelde jätta üks asi. Esiteks, inimesed langetavad vahet pidamata enda elus otsuseid. Ja meie elu ei ole mõjutatud isegi mitte nendest otsustest ainult, vaid alati on välised faktorid, mis mõjutavad meie tegevust. Ja kui me ka püüame väga kedagi aidata, päästa nii-öeldes, mida väga sageli teevad just empaatiavõimelised, siis see ei õnnestu. Miks? Täiskasvanud inimeste elu on lihtsalt elu. Elus toimuvad sündmused, nad langetavad otsuseid ja muuseas, kui keegi pidevalt millegi pärast kannatab ja selle üle kurdab, siis on see kahjuks otse öeldes talle millegil segasel põhjusel kasulik. Miks? See võib näiteks, et läbi selle, kui ta mängib nii-öelda seda kannatajat ja kogu aeg nii-öelda kräunub ja kiunub, ta saab tähelepanu. Ta võib saada armastust läbi selle. Ta võib mitte vastutada enda elu eest, sest et keegi teine ju nagu peaks seda tegema ja järelikult kogu maailm nüüd tema vastu tänu sellele talle ei õnnestu. Aga see ei ole nii. Teie vastutate enda elu eest ja enda otsuste eest. Ja isegi võib-olla on vale öelda, et vastutate, sest et nagu ma korduvalt ja korduvalt rõhutan, elu on elu. Niivõrd paljud erinevad faktorid, välised faktorid, alates ilmast lõpetades teistest inimestest, majanduslikust situatsioonist, olukordadest, mis ei ole teie juhitavad üldse, mõjutavad meie elu. Ja sellepärast just mõelge, kui te kannatate millegi pärast, siis mõelge, miks see võiks olla teile kasulik. Ja kui keegi kogu aeg kannatab ja ei tee mitte midagi ise, et seda muuta, siis see on talle mingil segasel põhjusel kasulik teatud mõttes. Julmalt öeldud, aga nii see on. Nii et ärge minge kaasa.